See erinevad eluraputused ma võtan kinni sinu sellest Einar viimasest lausest ja Gert sinu sellest failimise näitest. Et kui sa korraldad ürituse või teed mingi projekti, mis failib, mis iganes hinnangul sa seda hindad või mis parameetrit järgu sa hindad, et ebaõnnestunud on, tegelikult ebaõnnestunud või õnnestunud on väga subjektiivne jälle, kuidas me mida vaatame või näha tahame. Aga räägime sellest näites praegu, et me nimetame täna siis ebaõnnestunud ürituseks või ebaõnnestunud kogemuseks, siis see võib vaimsele tervisele päris tugevalt mõjuda ja mida ma ise nagu näen ja ma ei ütle, et sinul see on, aga ma kujutan, et paljud noortel on ja tegelikult palju ka täiskasvanud inimestel ka, aga mul enda samamoodi. Teinekord see failimine, mis võib olla tegelikult täiesti nagu siuke, tühi asi, proovi uuesti, pole hullu, läheb paremini, äkki sihtgrupp oli vale, äkki oli vale meetokulus turundada, äkki oli vale aeg üldse ühiskonnas täna seda teha või maailmapildis selle ajajoonel nii-öelda, aga see võib mõjuda nagu nii rängalt, et inimene jätabki pooleli ja rohkem ei püüa. Aga mulle tundub tegelikult, et seda aitab, noortel aitaks võib-olla sellest hirmust või sellest ebameeldivast kogemusest emotsionaalselt ja vaimselt paremini üle saada siis, kui ta saaks aru, mis asi on distsipliin ja mis asi on järjepidevus. Sa ei saa teha kõik asju tõenäoliselt terve elu niimoodi, et kõik asjad õnnestuvad. Ma arvan, et sa oled kogenud oma elus, et vahel on nii, et läheb niimoodi, et all green on ja teinekord on lihtsalt all red on ja mingi hetk see pöördub lihtsalt ühel või teises suunas.